olles lugenud viimased nädal aega neid kommentaare, mis järgnesid Sõõrumaa teemale minu kanalil, kus ma rääkisin sellest, et miks on väga halb soovitus öelda naistele, et lootke ainult meestele, jääge koduseks ja ärge üldse muretsege töö või millegi pärast, et küll mees hoolitseb. See ei ole eriti hea soovitus ja selle peale sõbrad tulid kommentaaridesse mehed, kes paradoksaalsel kombel tõendasid seda väidet. Seda väidet, et kõigile meestele ei saa loota, mistõttu meil ei saa olla süsteem selline, kus naised ainult meestele loodavadki, sellepärast et mõned mehed on nii kuradi vihased naiste peale, et tule jumal appi. Eriti üks mu lemmikutest kommentaaridest oli väga viisakas ja selline tõsine kommentaar. Üks tüüp kirjutab, et tema arvates naiste iseseisvus ongi läänemaailma hukatuse põhjus, see, et naised tahavad olla iseseisvad ja tahavad karjääri teha, et see on põhjus, miks meil lapsi ei sünni ja siis tulevad meile võõrad kultuuri tasemele. Ja see on nii naljakas minu arvates sellepärast, et need võõrad kultuurid, ja olgem ausad, me räägime peaasjalikult islamist. Islam on täpselt see, mida sa ju ihaled. Islami kultuur ongi just see, kus naiste võrdõiguslikkust pole ei paberil ega praktikal. Ehk see, mida see noor või vana või keskmises vanuses, ma ei tea, kes see on, eks ole, internetis võid panna igasuguse pildi ja igasuguse nime endale. Aga mida see inimene kirjeldab, seal on nii paradoksaalne, et kurat, mitu korda ma täna juba sõna paradoksaalne kasutan, palun vabadust, see jäi mulle kuidagi aiu kinni. Aga see oli nii naljakas ja vastuoluline, et sa kardad seda võõrast kultuuri, mis on täpselt see, mida sa siia ihaled korra mõttes, et no naised, et miks te tahate iseseisvad olla, et see on väga veider naise vaatepunktist ja naised on kindlasti viimased, kes sellist võõrkultuuri siia tahavad.